Tervist! Meil on taas disainiminutid ja seekord väga erilised, sest meil on esmakordselt ka üks armas külaline. Nii et tere tulemast, Hanna-Liis! Tere! Ja Hanna-Liis ongi tegelikult minu ja Kai üks väga hea sõbranna ja lisaks sellele, et ta on meie sõbranna, on ta ka Aleksandri tehnikaõpetaja. Ja mis see siis tähendab? Mis see tähendab? Ma ei tea. Hanna-Liis, mis see tähendab? Mis tähendab, et sa oleks Aleksandri tehnikaõpetaja? Mida sinu käest saab õppida? Aleksandri tehnika on üks igavesti põnev ja suure valdkond, aga kõige lihtsamalt öeldes see arendab oskust olla oma elus kohal, iseendaga ja just oma kehaga, oma mõtete ja emotsioonidega kontaktis ja tänu siis selle keha teadlikkusele ja kohalolule suureneb ka inimese eneseregulatsiooni oskus. Ja nii nagu Human Design tegelikult juhatab või nii-öelda tuletab meelde, et milline on sinu unikaalne disain, siis Aleksandri tehnika teeb seda sarnaselt, aga lihtsalt võib-olla natukene teistsuguse nurga alt. Ja täna me siin neid erinevaid nurkasid natukene siis ka vaatame ja vaatame ka sinu lugu ja kes juba mõtleb, et mis graafik siin selja taga on, siis see on Hanna-Liis. Kuidas sa tunned, et sa oled siin niimoodi avalikult kõigi ees? Ütleme nii, et nagu enne siin juba nali käis läbi, siis üsna palav on olla, aga üsna alasti tunne. Et kõik tugevused ja nõrkused on siit näha, nii et saab lahti pakkida. Ja täna me siis, ma arvan, sinu elulugu natukene räägimegi ja just kuidas see tegelikult, kas siis tagasi vaadates saab väga selgelt tuletada sinu kaardist või siis tegelikult me oleme nüüd, kui sul on ka human designi alased teadmised ja sa oled sellega eksperimenteerinud, et kuidas see sind toetanud on. Aga võib-olla alustuseks räägikski seda, et sina oled ka manifesteeriv generaator, nii et meil on 2 tükki neid täna siin ja 4-6 profiiliga, nii et on aru saada, miks on sarnasusi. Aga sinu rada siis üldse tegelikult Aleksandri tehnika juurde tuli ka, et sa oled manifesteeriva generatorile, et see ei ole su esimene karjäär, et sa tegelikult olid alguses folkmuusik ja oled päris palju asju katsetanud, eks ole? Jah, meie ju tegelikult tutvusimegi siis, kui sa tulid mul ühte ettevõttesse torupilli mängima, nii et siis olid sa täielikult muusika valdkonnas. Jah, sellest oli 10 aastat tagasi. Ja torupill on minu lemmik folk-instrument, lihtsalt ma armastan torupilli, aga see jääb teiseks korraks. Aga kuidas sa jõudsid üldse Aleksandri tehnika juurde, et mis see lugu seal taga on? Läheme siis ajas tagasi umbes 10 aastat ja umbes samal ajal, kui me kohtusime, ma arvan, et ma olingi oma esimesel ülikooli aastal. Ma siis õppisin Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusikat ja üsna õpingute alguses juhtus mul siis ülekoormuse tõttu see, et ma mängisin oma käe üle. Mul tekkis siis närvikahjustus ja ma ei saanud neid 2 sõrme üldse liikuda. Ja miks see tekkis, oligi siis osalt see, et ma harjutasin pilli 8 tundi päevas. Et mul oli väga kindel siht, kuhu ma tahtsin jõuda, mida ma tahtsin teha ja loomulikult väga kiiresti sinna jõuda. Ja väga mangen. ja selles mõttes ma panin kergelt öeldes hullu ja siis leidsingi ennast olukorras, kus tegelikult minu kogu identiteet justkui tollel hetkel oli pandud muusika peale ja muusikakarjääri peale, aga ma ei saanud pilli mängida. Ja siis hakkas see lumepall veerema ja mul tekkisid erinevad asjad sinna juurde, et kõik see mingi depressioon ja identiteedikriis ja ärevushäired ja unehäired ja ütleme, kui ma vaatan siis üldse, mis tollal nagu mu elus toimus, siis see oli üks parajalt kaootiline aeg ja siis ma oma selle närvikahjustusega otsisin ka abi erinevatest kohtadest, mitmeid aastaid tegelikult, ma käisin operatsioonil, füsioteraapias, nõedravis, magnetravis, elektriravis, kandsin ortoose, võimlesin, käisin massaažis. Nagu mangen. Ja miski nagu ei toonud kuidagi lahendust, kuni siis 3. kursusel ma kuulsin sellisest tehnikast nagu Aleksandri tehnika ja otsustasin siis nii-öelda võtta sellest viimasest õlekirjast kinni, proovida järgi, mis asi see on ja kohe esimesest hetkest peale ma sain aru, et see on midagi, millega ma soovin nii-öelda rohkem süvitsi minna ja niimoodi saidki need õpingud alguse, et 2016
ma läksin õppima Aleksandri Tehnika Instituuti, Eestis just see kool tollal siis avati, siis minu õpingud viisid mind Itaaliasse korraks ja siis edasi Londonisse ja COVID ajal uuesti tagasi Eestisse. Et selline, et jah, sellest sai nii-öelda Aleksandri Tehnika õpingud alguse. Et otsisin nii-öelda lahendust enda sellele närvikahjustusele, aga natukene juba enne avasime seda ka, et see ei olnud pelgalt võib-olla ainuüksi iseenda probleemi lahendus, vaid see oli midagi, mida ma nägin, et ülikoolis tollal üldse ei olnud. Ehk siis, et kuidas siis muusik saab hakkama näiteks esinemisärevusega või üldse keegi tollal ju vaimsest tervisest ei rääkinud 10 aastat tagasi, nii nagu me täna räägime kõigil, et see on okei, et sa räägid, et sul on ärevus ja depressioon ja nii edasi, tollal keegi ei rääkinud, et seda ei olnud ja ehk siis kuidas seda vaimset poolt toetada, kui sa tegeled tippsooritusega ja kuidas sa toetad ka oma füüsilist tervist niimoodi, et sinu sooritus ja karjäär oleks nagu jätkusuutlik ja ökonoomne, et samamoodi nagu sa täna tegutsed, et sa saaksid tegutseda ka 3-5-10 aasta pärast. Et tollal nagu keegi ei rääkinud seda, nii et minu suureks südameasjaks sai siis selle eest võidelda, et me räägisime nendest teemadest. Kas sa näed seda ka, et see Aleksandri Tehnika võiks olla mõningad inimeste jaoks nagu kohe esimene variant, mida nad lähevad vaatama, kui neil tekib mingisugune kehavigastus? Või nii-öelda nagu mingi probleemi nagu sul, et ülekoormus, või nad peaksid ka ikkagi käima need muud rajad enne läbi ja... No mingi põhjusel, kui ma vaatan näiteks enda õpilasi, enda kliente ja need, kes koolitusele tulevad, siis pigem on need minu enda sarnaselt need, kes on juba igal pool käinud ja ei ole nagu mitte kuskilt abi leidnud. Et see tihti nagu on see lugu, mingi narratiiv. Ja kui sinu lugu natukene huumidisaini keelde tõlkida, et tuua neid paralleele, siis mis me räägime ka või kui vaadata siin Hanna-Liisi kaarti, siis tegelikult sa elasidki tihtipeale, sa eladki täpselt selle kaardi järgi ja see tuleb loomulikult, sest sa oled see, kes sa oled. Et siin, kui me jagasime ka, et kuidas need kõik seotud on, siis see on ainuüksi loogiline ja normaalne sulle. Aga kui jagadagi seda, eks ole, et kuidas üldse see Aleksandri Tehnika tuli sinu ellu, siis sul on siuke tore kanal või värav 38, mis tähendabki seda, et su ellu tulevad need õiged asjad, tulevad tihtipeale läbi raskuste. Ehk siis Gate of struggle on see inglise keeles. Ja see ei ole... see on sul nii teadlik kui ka alateadlik, nii et mõlemad pidi tõmbad neid ligi. No nii on. Ja siin jääda sellesse probleemi kinni, siis see on see, kus sa ei saa energia, ei saa liikuma, aga tegelikult just läbi selle, eks ole, ma kujutan ette, et kuna sul endal oli nii palju seda valu ja katsetamist seal taga, siis see tõukejõud, et nüüd ma tahan sellega päriselt tegeleda, et võib-olla kui sa muidu oleksid Aleksandri Tehnika leidnud, siis see oleks olnud lihtsalt selline hea tööriist, aga kuna see nii-öelda struggle või pingutus seal taga oli nii suur, siis tegelikult sellest sai ka väga suur samm ja elumuutev otsus sinu elus, eks ole? Jaa, just. Ja just manifesteerivale või generaatorile kohaselt, et kuidas sa leidsid selle, see oligi, sulle presenteeriti seda, sa leidsid selle ja siis tekkis see tunne, et sa tahad. Et see ongi see elule vastamine. Nii et nii tore on siit vaadata, et kuidas see on ja üks asi, mis sa veel mainisid, on ju see identiteedikriis. Et kui vaadata Hanna-Liisi kaarti, siis siis tal on see identiteedikeskus, kus on tegelikult päris palju, eks ole, neid numbrikesi või väravaid ja tal ei ole ühtegi, ehk siis ta kutsutakse, et see on avatud. Ja need inimesed, kellel on siis kas siis see valge, defineerimata või täitsa avatud, et tihtipeale otsivadki just seda, et kes ma olen, nii et sul ka võis olla päris keeruline see, et kui sa leidsid lõpuks, et nüüd ma olen muusik ja siis järsku peab kuidagi sellest lahti laskma või ei saa sellega ennast siduda, aga tegelikult sinu jaoks ongi õige see, et sul ei ole identiteeti konkreetselt, et sa oledki, üks päev võid olla muusik, teine päev oled Aleksandri Tehnika õpetaja, 3. päev oled ratsutaja, 4. päev oled keegi teine, et siuke nagu siukest värvikat, kirevat elu võimaldab see elada. Kuidas sa tunned, et need erinevad identiteedid su elus niimoodi nagu rolli on mänginud, et kui sa oled seal näiteks muusikuna sees või kui sa nüüd oled olnud ka Aleksandri Tehnika õpetaja, et kuidas nad on erinenud, või kuidas kuidas sa ise kirjeldaksid seda, et sul on see avatud identiteet?
no identiteedikriis on pidevalt läbi elu, kui ma mõtlen, et isegi kui ma olin pisikene, siis ma mäletan, et ma hästi tihti käisin kuskil looduses jalutamas ja need küsimused, et kust ma tulin ja kuidas ma siia jõudsin ja kes ma olen ja miks ma olen ja mida ma tegema pean, et nad on olnud minuga tegelikult pisikesest peale. Mul on ka defineerimata. Mul on defineeritud see. ja siis ja vahel tekibki selline säde, et äkki nüüd see on justkui see, mis mulle korraks annaks seda turvatunnet. Ma tunnen nii ära. ja siis alguses justkui nagu annabki, kuni siis mingile hetkeni, kus tegelikult tunned, see piirab mind. Ja siis on aeg nagu see vana nahk nagu maha raputada ja minna edasistele otsingutele. aga võib-olla jah, et see teadmine, et nagu HD puhul ongi, et see ongi minu eripära ja see mingis mõttes võib-olla jääbki nii, et see annab just ka sedapidi annab turvatunnet. Et see ongi okei. Aga et kuidas, sa küsid, et kuidas on need kõik need erinevad... See oligi täitsa nagu selles mõttes, sa vastasid kenasti ära. Sellega seoses võib-olla mul tuli see küsimus, kuna su otsustusviis on sakraalne, ehk siis selline kiire jah ja ei, et kui sa mõtled korra tagasi, et kuidas sul tekkis see idee, et sa tahad just muusikuks, folkmuusikuks, torupilli ja kui sa mõtled selle peale, kuidas Aleksandri Tehnika otsus sinuni tuli, et kas need olid need kohesed otsused või need olid natukene ka kuidagi emotsiooniga seotud või kuidas sul see otsustusprotsess käis? Ma ei mäleta väga mingit mõtlemisprotsessi nende asjade ümber, et tagasi vaadates need olid väga mitte võib-olla ratsionaalsed mõlemad otsused, et kes läheb õppima pärimusmuusikat. Et mis välja vaatad või sellised kõik nagu mõtted, et mis sa siis nagu edasi teed, kui sa oled nagu diplomiga pärimusmuusik. Ma üldse ei mõelnud neid asju. Et see hästi nagu tunde pealt ja Aleksandri Tehnika ka, et ju ma teadsin, et need õpingud lähevad kokku maksma 20 000 eurot. Ma olin tollal vaene üliõpilane viljaste sokkidega Viljandist, ilma igasuguse rikka unuta Kanadas ja nii edasi, et ma teadsin, et ma nagu tahan, aga need tundusid nagu ebaloogilised või kuidagi mingis mõttes otsused või kuidagi, et hästi tunde pealt ja räägi Kai. Me siin natukene rääkisime ka, et sul on selline värav nagu 21, mis on siis must ja teadlik, mis ja see ongi päikesevärav, ehk tegelikult Hanna-Liisi kõige tugevam energia, mis ongi, ütleme, 70% sinu sellest energiast, mida sa välja annad, et tõesti üks väga oluline värav. Ja me omavahel niimoodi natukene koledalt öeldes või Eestile kohaselt ütleme, et selle kohta, et see on sitas saia tegemine. et see on see koht, kus sulle olemasolevatest võimalustest sa näed seda, et nii-öelda kui sulle antakse 100 eurot, siis selle 100 euroga sa oled võimeline tegema, looma veel rohkem võimalusi, ütleme, et ongi, et nagu rahast ka raha tegema või looma neid võimalusi, et mis iganes sulle on antud, aga sa lood midagi suuremat. Et sa oled jaganud, kuidas sa said selle 20 000 kokku, kui sulle tehti viljased sokid ja võib-olla üks kommentaar siia juurde veel, et siin ütleme, et see ei ole ainult, see tavaliselt ei toimi, kui seal on ainult selline isekas või endale motivatsioon, aga seal ongi see motivatsioon taga, et sa tahtsid seda Aleksandri Tehnikat mitte lihtsalt ise endale, vaid just see, et kuidas tegelikult tuua seda Eestisse ja jagada seda teadmist ka teistega, et just siis, kui see ongi nagu kollektiivile suunatud ressurss, et siis see saab selle tõukeju taha. Et kuidas see protsess käis? No osalt siis see raha kukkumise asi, et 20 000 on kokku vaja ja ma mäletan seda hetke, et ma panin endale siis, võtsin sildi, kirjutasin 6 000 eurot esimese aasta õppemaks, kirjutasin sildi peale ja panin magamistuppa, et ma näeksin seda esimese asjana, kui ma hommikul üles tõusen ja viimase asjana, kui ma magama jään. Ja ma nagu kuidagi jällegi ma tundsin, et seal on see energia taga, et ma pean seda tegema ja see on millegi suurema hüvanguks ja see on midagi, mis aitab nii-öelda mul ka terveneda ja saada jälle nii-öelda pilli mängima. Ja siis ma mäletan, ma hakkasin igal pool nägema võimalusi, et kirjutada projekte ja stipendiumeid. Ehk siis ma olin ju käinud ülikoolis seda sama koridori mööda iga päev ja ma mitte kunagi ei näinud, et seal on mingid stipendiumi kuulutused ja projekti kirjutamised. Mitte kunagi ma ei näinud, aga siis hakkasin igal pool nägema. Ja hakkasingi pusima, hakkasin kirjutama, et ma arvan, et ma olen oma elus kirjutanud üle 100 stipendiumi ja lihtsalt kirjutad.
ja just seda nagu noh, see oli ka huvitav, et kuidas sa siis tuled toime, eks ole, kui sulle öeldakse ei ja kuidas sa lased tegelikult ennast nagu kõigutada sellest ja kirjutad ikka. Et ja ma käisin, ma mäletan, et ma panin kohati täitsa hullu, et käisin mingitel linnapea vastuvõttudel ja väriseva häälega seal rääkimas, et mul on üks suur unistus ja see teeb teie kõigi elu paremaks. et selliseid asju ma tegin, et see on nii-öelda see raha pool. Oota, miskit oli veel, mis ma tahtsin mainida selle osas, et kuidas see küsimus oli? See raha, üks oli see nagu, kuidas ma nii-öelda raha sain kokku. Oota, mingi huvitav nurk oli veel seal. See, et see ei ole see ainult sulle endale. Ja. Võib-olla, et see on nagu rohkem laiemalt ja teine osa, mida me teame, sa oled varasemalt ka jaganud, et ka ülikoolis käies siis sa käisid inimestele nii-öelda närvidele ja just see oligi. et 3. kursusel ma mäletan, ma siis kirjutasin ka seminaritöö, et noh, et millised ikkagi on, et siis muusikute vaimsed väljakutsed ja füüsilised väljakutsed ja kuidas siis nagu, et kuidas seda ennetada, kuidas neid lahendada, kuidas Aleksandri tehnika on nii suureks abiks. Noh, täna ma ju töötan ainult mitte muusikutega, vaid kõikide inimestega. Noh, tollal oli see hästi etenduskunstide valdkonna keskne, kuna see oli minu eriala. Aga jah, ma olin selles mõttes tüütu provotseerija, et ma kirjutasin jah selle seminaritöö ja käisin kogu aeg niimoodi, ma ei taha öelda sõna nagu mölisemas, aga nagu tõstatamas nagu seda vajalikkust, et näete, et meil on siin probleem ja meil on lahendus ja ma tean, mis see lahendus on, et teeme midagi. Et jah, et seda ma käisin niimoodi pidevalt rääkimas ja täna tegelikult ma teengi ülikooliga ka koostööd ja ma tohutult naudin seda ja ma näen, et see on tohutult oluline, kuigi noh, siin on palju veel minna. Ja see, mis sa praegu jagasid, see tuleb ka ilusti su kaardist. see provotseerimine. See on see kanal või värav 39 ja see 39 ongi sellise energiaga, et sa oledki mõeldud tegelikult inimesi surkima ja võib-olla tõstatama neid teemasid, millele teised ei taha mõelda. Ja tihtipeale sa saad võib-olla esmaselt sellise ebameeldiva emotsioonivalangu ja siin ongi see lihtsalt kõrvust mööda lasta, et sa oledki tegelikult, noh, see on ju metsik kingitus, kui keegi tõukab, kas siis ütleme praktilistes asjades arengule, aga siin on ka erinevad vaimsed arengud, et võib-olla eraeluliselt ka sa oskad kuidagi tõstatada neid teemasid, mis inimesi panebki endas sügavuti vaatama, aga tihtipeale see esmane reaktsioon on kaitse, ehk siis sa saad selle negatiivse valangu, mis tuleb lihtsalt puh kõrvale juhtida. Ja võib-olla veel, mis selle 39-ga kaasas käib, on nii-öelda sa oledki mõeldud tähelepanu saama, sulle sobib see, kui sa oled tähelepanu keskpunktis ja üldse nagu endal tähelepanu tõmbama. Ja kuidas seda saab ka teha, on tegelikult läbi siukse sensuaalsuse ja minu arust Hanna-Liisi puhul võib-olla see on lihtsalt mina, kindlasti ei ole, aga minu arust see lihtsalt sa kiirgad sellist nagu atraktiivsust ja sensuaalsust, mis automaatselt panebki nagu tõmbab pilgu sinu poole ja see käib hästi selle kanaliga kokku tegelikult, et see on ka, ütleme, et see õiges energias on see viis, kuidas sa tegelikult saad inimeste tähelepanu köita. Aga teisalt poolt see on see, et kui sa lähed siis, eks ole, nagu ülevõlli, siis võib just siukse sensuaalsusega võib-olla halvast energiast manipuleerima hakata. Et võib-olla see läheb liiga isiklikuks, aga kas sa äkki tahad jagada natukene, et kuidas see... No nii siis provokaatori, kuidas siis öelda, talent. Andekus. Väga ilusti. Või siis see sensuaalsuse teemad, ma arvan, et need on nagu kaks asja, näiteks, et kui me tegime ka seal üks-ühele lugemise, siis tegelikult ma tundsin, et jah, need on osad minust, aga samal ajal ma tunnen, et ma ei ole nagu nende kvaliteetide täit potentsiaali rakendanud. Need on sul ka alateadlikud, vaata, see ongi see, mida teised märkavad ja teised tajuvad, et see tõenäoliselt, kui keegi paluks sul ise ennast kirjeldada, sa ei tooks seda esimesena välja, kuigi ta on sul ka sünniristis olemas veel, aga et see ongi, et see on see alateadlik pool tegelikult, mida siis rohkem teised inimesed näevad ja tajuvad sinu puhul. Ja no mul tuli lihtsalt praegu meelde üks mälestus, kui ma lõpukontserti tegin ja siis üks õppejõud, ma mäletan siiamaani, ütles, et noh, selle asemel, et siis kiita minu suurt tööd selle taga,
või öelda midagi nii-öelda tehniliselt, mis oli hästi või midagi sellist nagu sisulist, siis mäletan, et ta tõi esile selle, et ma olen väga sensuaalne ja ma tohutult pahandasin selle peale nagu tohutult. Et see on jah, ma arvan, et see on kindlasti, see sensuaalsuse koht on kindlasti midagi, millega teha, ütleme, et muuta oma suhtumist sellesse ja seda ka tõesti nagu vaadelda kui talendina või millegi positiivsena. Aga noh, nagu sa ütlesid, on jälle see tasakaalu küsimus. Ja ma arvan, selle nagu provokatiivsusega nagu samamoodi. Ja kui nad on veel koos, siis on huvitav. Et no ja siis võibki see minna natukene tasakaalust välja, eks ole, mingitesse, ütleme, romantilise suhte kontekstides. Ja, aga nii, et te teate, et kui te lähete Hanna-Liisi juurde õppima, et siis seal olge valmis, et teid surgitakse ja et sa oskad tuua just tähelepanu nendele aspektidele tõenäoliselt inimeste puhul ka, et mida on vaja muuta, mida on vaja nii-öelda nagu valguse kätte tuua ja millega on vaja tegeleda, mis tegelikult on ka nagu õpetajana mega suur nagu kingitus teistele inimestele, aga samal ajal ongi, et see on ka miski tõenäoliselt, mida sa saad juba inimestele kas või ette öelda, et sa oled sellise energiaga, sul on selline mõju, et inimesed teavad natukene võib-olla pehmemalt seda vastu võtta, mitte siis kohe esimesel tunnil äkki ära ehmatada, et oi, ma ei taha nende teemadega tegeleda ja põgened ära. Või et kas sa oled tajunud ka näiteks oma töös seda energiat? Seda provokatiivset energiat. Ma arvan, et väga ei ole. Ma arvan, et see ongi täiesti selline võib-olla, kui ma mõtlen nagu noorena, isegi gümnaasiumi alguses, enne seda suurt tööd iseenesega, siis ma arvan, et see kumas läbi kõikjal. Nagu selles mõttes seda oli palju nagu, mind visad, kohe on rääkinud, et kus see provokaator energia, ma tohutult tüütu on ju. Aga ma arvan, et mingi hetk see nagu lahtus või kadus ära just nagu läbi sellise hinnanguvaba vaatluse arendamise iseendas ja suhetes. Et siis seda jäi vähemaks, aga võib-olla siis nad saavad olla samaaegselt, et need ei pea nagu välistama üksteist. Aga noorena ja ka kui ma mõtlen ülikooli enda peale, siis ma tegelikult olin ikka täielik korra tagumikus enamikele õpetajatele, et mind visati, ma ei tea, kas ma teile rääkisin, et mind visati korduvalt tundides välja, ka gümnaasiumis. Et mingites tundides, kus ma teadsin, miks ma olen seal, siis ma olin õpetajate lemmik ja ma olin tohutult nagu investeeritud sellesse ingliskeelse mõju praegu nagu hästi nagu sees selles aines ja ma andsin endast parima ja ma olin kohal enne tunni algust ja peale tundi jäin veel õpetajatega rääkima, aga need kohad, kus ma ei saanud aru, miks ma seal olen, siis ja ma nägin neid asju, mida kõik võiks teistmoodi teha, siis ma seda ka väljendasin, mis siis ei olnud tihti nagu oodatud. Nii et ma nüüd tagantjärgi kuulsin, et mu klassijuhataja isegi arvas, võib-olla ma ei peaks seda rääkima, et mu klassijuhataja isegi arvas, et ma ei lõpeta gümnaasiumit, sest et ma puudusin nii palju, aga samas ütlesidki siis ressursside jaotumine, mul oli täpselt välja arvutatud, et nagu minuti täpsusega, et kui palju ma pean tegelikult kuskil kohal olema ja ma mäletan, et ma isegi sõitsin vahepeal Viljandisse puhkusele, et ma võtsin mingi hulle otsused vastu nagu. Et ütlesin oma klassijuhatajale ka, et tead, mul on natuke keeruline aeg, et mul on vaja nagu, ma ei suuda lihtsalt, mul on vaja korraks eemalduda, minna Viljandisse ja ma teen nagu kodutööd, õpin ise, aga mul on korraks vaja siit nagu eemale. Ja see õnneks lubas seda. Ja see on ka, mis tegelikult iseloomustab väga, ma arvan, manifesteerivad generaatorid, kes tegelikult ise näevad, et mis on see, kus ma saan väärtust, kus ma saan mingit kasu ja kõik see, mis ei huvita, sellele on võimalik nii-öelda nagu kõrvale jätta, et ma näen seda Kadriani puhul ka, et kui ma isegi hakkasime turundust õppima, eks ole, et siis mingid teatud elemendid on see, mida sa juba kas oskad või mida ei ole vaja, tundub nii aja raiskamine istuda seal ja kuulata, panna oma aega, oma energiat sinna alla, millest sa saad juba, sul on see tunnetus olema, et see ei anna sul praeguses hetkes mitte midagi. Ja siis ongi, et nii kui antakse seda võimalust, et hüpata üle mingitest asjadest, et ongi, et mõningate jaoks on vaja, et nad teevad terve raja läbi, aga ma arvan, et see on mangennidele nagu väga iseloomulik, et sa tajud, kui sa usaldad seda sisemist tunnet, eks ole, kui sul on see kontakte kehaga, et sa siis usaldad seda ja hüppad üle mingitest asjadest. Ja sul on seda manifestori poolt on rohkem ka, et kui vaadata ka siis, kui sul on nagu sakraal ühendatud koriga, mis sul on siit 34-20,
siis sa oled rohkem nagu manifestor või kui ta tuleb otse siit läbi identiteediga, et mina olen rohkem generaator, mul on emotsioonid, et kui on mingi muu mootorkeskusega sakraaliga just, siis on rohkem seda manifestori energiat ka. Aga võib-olla küsida, et kui sa nüüd human designi nagu teadmisi või oled teadlik, eks ole, oma kaardist, kuidas see toimib, et kuidas see sind aidanud on või kas see on sind aidanud kuidagi? No kas või needsamad 2 asja, näiteks seesama sensuaalsuse teema ja see provokatiivsuse teema, et see meeldetuletus, ma arvan, et kui ma mõtlen ka Aleksandri tehnika ja human designi nagu seostele, siis me aitamegi nagu meelde tuletada midagi, mis sa tegelikult tead. Ja näha, et mis on need kohad, kus me töötame enda vastu ja tulla jälle tagasi rohkem iseendasse, ma arvan, et see on kuidagi saada oma kompassile nagu update'i tehtud jälle. Et mõtlen korraks veel, et mis mul eriti veel jäi kõlama sealt meie konsultatsioonist. Üks element oli vist kindlasti see otsustamine ka, et sa oled maininud, eks ole, et su ema on pidanud su otsuseid tihtipeale impulsiivseteks või nüüd, kui sa lähedki reisile, eks ole, räägi seda, kuidas sa otsustad, kuidas tulevad, ütleme, et kui generaatoritel ja manifesteerivatel generaatoritel on see, et vasta elule ja siis tegutse. Kuidas sinu jaoks see vasta elule ja tegutse, kuidas? Ja kui veel öelda, et sul ei ole neid emotsioone värvilisi, ehk siis sul ongi see sakraalne autoriteet, sakraalne otsustamine, mis ongi hästi kiire, et sa oled, rääkisid ka enne, eks ole, nende otsuste puhul, et need on ebaratsionaalsed, et lihtsalt tundsid, et on õige ja siis tegid ära, et siin ongi see, et kohe teha ja siis, kui sa lubad mõistusel vahele tulla, siis tihtipeale see ajab täiesti segadusse. Et need näited olid nii ilusad, kuidas sa täpselt tegidki, eks ole, enda sakraali pealt neid otsuseid. Et see, mis reisil sa lähed ja kuidas see otsus tuli? No oligi nüüd nädal aega tagasi, nägin siis 5 minutit enne kella 12 ööd, et Air Balticul on veel allahindlus 5 minutit ja ma mõtlesin, et miks mitte. Et nüüd on see aeg kuidagi, et läksin ja ostsin siis 5 minutil ka endale pileti, ühe otsa pileti Kreekasse. Ja ega ma ei jõudnud palju mõelda, sest et ainult 5 minutit oli jäänud. Ja siis ma arvan, et ma jõudsingi kirjutada üldse mingi lehe poole peale, selle siis vaatasin, et Kreeka ja Küpros ja Kreeka ja Küpros ja siis mõtlesin, et Kreeka. Ja siis muidugi enne oli huvitav, rääkisime just, et sa mainisid mingil põhjusel New Yorki. Ma terve päev mõtlesin New Yorgi peale, nii et ma ei tea, vaatame, kuhu me siis edasi läheme. Kui ma Taisse läksin, siis see oli umbes samamoodi. Ma mõtlesin, et Pali Tai ja mõtlesin, ma ei jaksa enam mõtelda midagi ja lihtsalt ostsin nagu pileti. Et ma arvan, nagu see oli hästi huvitav arusaamine, et kui ma nüüd lasen nii-öelda mööda selle esimese impulsi ja lähen nüüd sinna ülemistesse korrustesse nagu kaaluma plussid ja miinused, siis kuna see on vist tühi, eks on, siis see on hästi mõjutatud. Ja siis ma tegelikult hakkan tegema otsuseid kuskilt teisest kohast loogikast või jumal teab, kelle mõjutustest. Aga isegi kui sul oleks, ütleme, et siit need värvilised, et siis nad siiski ka see otsus peab tulema nagu kiiresti siit, et isegi kui sul on need värvilised, siis sa nagu ajad end segasusse või kirjutad üle, siin on lihtsalt see, et sa võid olla mõjutatud, nagu sa võtad teiste inimeste mõtteid ja inspiratsiooni veel enda omaks ja kaasa. Ja no siis ma mäletan, et see oli huvitav detail, mis te mainisite, et minu disaini järgi ma olen loodud mõjutama ja ka töötama inimestega, kes tegelikult on minu lähemas ringis või ütleme, et ütleme kas või sotsiaalmeedias nad on loonud selle suhte minuga ja nad tunnevad ennast mulle lähedal. Et see on midagi, mida ma olen nagu intuitiivselt tunnetanud. Ma ise nagu mingi hetk mõtlesin näiteks ka oma tööasjadega, et kui ma mõtlen selle skaalale ja ühes otsas on selline nagu õpetaja nagu süke, hästi süke, ma ei tea, hakkadki mingit tuima asja lihtsalt õpetama, eks ole, ja sa oled sellest inimest nagu hästi kaugel tegelikult. Ja teine ots on siis, ma ei taha öelda influencer, see on nõme sõna, aga nagu pigem ütleme, see on see, et sa oled nagu sellele inimesele lähemal, et kus ma tunnen, et ma nagu rohkem peaksin olema. Ja mulle see nagu tundub õigem, et see nagu isikliku intiimsema suhte loomine inimesega ja mulle tundub, et need on need inimesed, keda ma saan kõige rohkem nagu aidata. Et see oli nagu huvitav detail. Ja see ongi sinu puhul, see tuleb sellest sinu profiilist, mis ongi 4-6, nagu ka minul, et sa oled tõesti
sa ei ole mõeldud võõraid mõjutama niimoodi, et sinu energia toimibki sinu lähiringkonnaga ja see võib olla see, et see laieneb, eks ole, aga et seal on mingi selline ühendav lüli rohkem nagu, et sinu inimestele, et olgu see siis väike punt sinu inimesed või suurem punt sinu inimesed. Või kas või piisab ühest ülilühikesest vestlusest kellegagi ja see juba on loodud, see suhe ja sealt saab midagi sündida. Aga ilma selle vestluseta, mis on mingis mõttes üks ühele, nagu on pigem nagu see ei tööta mingil põhjusel. Et see oli nagu huvitav, mis ma märkasin. Ja öeldakse 4-6-le ka, et ongi, kui on mingid, ütleme, suuremad koolitused või konverentsid ja sa ei tea neid inimesi, et siis aitab ka, et kui sa kas või lähed natukene varem, teed silmside inimestega, küsidki, et kus sa tuled, et mingi kontakt oleks loodud, et siis see info lihtsalt jõuab paremini kohale. Ja see on midagi, mida ma alateadlikult tegelikult oma koolitustel alati teen. Et üks asi, mis te ka mulle mainisite, on see, et kuna tihti nagu kõik asjad, milleni ma olen jõudnud, mida ma olen õppinud, mida on tulnud läbi isikliku kannatuse, et ma pean seda kannatust jagama, kuigi ma ei taha. et see eeldabki seda hästi julge olemist, et olla haavatav ja nagu sellest igasugust kontrollist nagu lahti laskmist. Ja see on midagi intuitiivset, mida ma olen alati teinud. Et ka koolitustel, et ma jagan enda lugu ja ma alustan dialoogi. Ma lihtsalt ei oska niimoodi mingit monoloogi pidada kuskil. Minu meelest see on imelik. Mul ei tööta, mul ei tule nagu seda energiat taha. Ja rääkides kannatusest, no räägime. Siis seda on olnud palju, nagu ütleb ka disain. Ja aga lootuseks võib-olla nendele, kes kuulavad, et mingi inspireeriv lugu äkki võib-olla. Et kui tulevad need kannatused üksteise otsa, eks ole. Ja, aga minu arust kas või see on inspireeriv, et sa leidsidki, eks ole, kas või Aleksandri tehnika läbi selle kannatuse on ju. Jah, ma arvan, see on üks asi, mis kindlasti ongi see lugu on ju, et kus tegelikult olid nagu väga sügaval kuskil ja leidsid midagi, mis päriselt nagu töötab. Et see on nagu üks lugu ja nüüd ma olen selles närvisüsteemi regulatsiooni maailmas, mis on tegelikult ka tulnud läbi isiklik kannatuse. Et ma olin Tais, ma sain endale sealt ühe toreda sääsekesega siis dengue-viiruse, mis siis lükkas minu närvisüsteemi tegelikult sügavasse dysregulatsiooni, ehk siis ma jäin kinni sellisesse, kuidas ma ütlen, välja lülitumise ja tardumise nagu seisundisse, välja lülitumise seisundisse. Kas see tulebki sellest haigusest konkreetselt siis? No arstid arvavad, et jah, ja ma ise nagu arvan sarnaselt, eks see on kõik selline alles uurimises, aga mind hakkaski üha rohkem see närvisüsteemi teema osalt nagu selle pärast huvitama, et ma saaksin nagu aru, mis minuga toimub, et miks on selline kurnatus ja väsimus ja ajuudu ja mingi kroonilised valud ja mingi hästi madal pulss ja nii edasi, et kõik need asjad, et ma tahtsin kuidagi sellest aru saada, aga teine pool oli see, et kuna ma selleks hetkeks olin juba töötanud inimestega erapraksises üks ühele nagu hästi palju, siis ma nägin, et minu juurde jõuavad, nagu ikka me tõmbame ju enda sarnaseid inimesi. Ja ma arvan, minu närvisüsteem niikuinii on kaldu sinna väljalülitumise seisundi poole, et ma hästi lihtsalt nagu lähen sinna. Ja siis on raske sealt välja tulla. Siuke nagu flop, nagu keedetud makaron. Või siuke shutdown, et kest on, aga kedagi pole kodus koht. Depressioon, kõik siukene ja siis ma ilmselt olengi tõmmanud enda juurde neid inimesi, kes peegeldavad mulle vastu midagi, mis minus endas ka toimub. Ja ma olen tahtnud ka aru saada, et mis nende süsteemiga toimub, kui me teeme näiteks selliseid meditatiivsemaid harjutusi, aeglaselt keha ja kohalolu harjutused, et miks nad kuhugi ära kaovad, kuhu nad lähevad, et ma märkan, et nende tähelepanu läheb ära, nagu, et näiteks käed lähevad külmaks või niiskeks ja siuke keedetud makaronid ongi, et nagu lähevad kehast välja. Ja väliselt võib tunduda, et ta on täiesti rahulikus meditatiivses seisund, aga tegelikult teda ei ole kohal. Nagu. Et ka nagu aru saada, et mis nagu toimub ja mida siis nagu teha, et jällegi, et see on nagu minu enda teekond olnud, sarnaselt jälle sedama asi jookseb, on ju. Et minu enda teekond, et mõista oma närvisüsteemi ja nagu saada aru, kuidas läbi erinevate tehnikate ma saan seda olukorda parandada ja samal ajal ka siis oma tegelikult klientide tervist nagu parandada läbi selle, et jah, kuidagi jälle käib käsi käes.
ja näha on siit, et sul on, sa oled tegelenud nende teemadega, et sa oled Aleksandri tehnikaõpetaja, sest sa oled terve aja istunud nii rahulikult ja rääkinud ja me lihtsalt nagu no minu jaoks see poos või see väga ebamugav, ma olen kannatanud. Nii et kui äkki sa oskad jagada võib-olla mingeid praktilisi nippe, et kuidas minu kannatusi sinu kannatusi hetkel leevendada, et kuidas nii-öelda mingeid paar nippi, et kuidas siis oma kehaga võib-olla nagu, kui on kas või ebamugav poos või selline mingi traumakoht, et mis on need praktilised asjad võib-olla inimestele, kes üldse ei teagi midagi Aleksandri tehnikast. Kõigepealt võib-olla esimene väike küsimus teile siin kohe ongi, et see, et mis sa tunned, et su keha tegelikult tahaks teha praegu? Et mis on see impulss, kui sa kuulad? Kuidas sa tahaks istuda? Läks paremaks. Kui sa tulid nüüd tagasi, kas nüüd on natuke parem olla? Või on ikkagi natuke parem? Või kuidas sul? Mul on päris okei tegelikult. Ma vahepeal pean jalgu liigutama, aga muidu mul on päris okei istuda. Jaa, aga me võime natukene midagi läbi teha, et sa isegi, kui sa tahad, sa võid sa oled ka vaata väga püüdlikult hoidnud mikrofoni terve aeg. Et ma arvan, et selles mõttes siin ongi kohe tuleb Aleksandri tehnika selles mõttes väga hästi mängu, et kui sa siis pead istuma näiteks ühes asendis, sundasendis või tegema ühte sundliigutust pool tundi, eks ole, et kuidas siis leida siin kohalolu ja kirgus on ju. Ongi. Et Aleksandri tehnika mingis mõttes hästi lihtne, aga ta ei ole nagu kerge. Sest et meil on kõigil kiire kogu aeg kuhugi, nagu te teate. Kuhu seda ei tea keegi? Või sa tead? Ei tea, aga kuidas siis leida see kergus? Näiteks järgmine kord, kui ma siin pean istuma pool tundi maas, siis mis oleksid need nipid, mis sa mulle saaksid soovitada? Jaa, teeme sükse hästi baastöö. Kõigepealt ma soovitaks, kas sa saad istuda ka niimoodi, nagu mina istun siin või nende pükstega on sul veits natuke keeruline? Ei ole üldse mugav. Ma näiteks sulle soovitaks palju kõrgema selle padja panna alla, et siis on sul lihtsam. Näita seda teist tasand veel korra, kuidas sa istusid? Enne oli, jah. Okei, no nii, võtke 2 kätt, pange tagumikku alla. Nii, leiad üles sealt istmikuluud. Mitu leidsid? 1 ja 2. Kindel, et 2 rohkem ei ole? Vähem, rohkem. See on triki küsimus, kui on 2, siis on väga hästi. Sa võid korra lasta ennast niimoodi kössi ja natuke ka üle sirutas ja natukene lihtsalt tunnetad ja uurid seda istmikuluude disaini. Natukene veider võib-olla alguses mõelda, aga tunnetad, millise kujuga umbes seal on. Ja te võite, või sa võid öelda, et kodus ka järgi teha. Kodus ka järgi teha. Ja kui sa nüüd istud, siis mõtle sellele, et kui sa nüüd käed ära võtad, et sinu keha raskus läheb läbi istmikuluude. Ja sa võid korra uurida, et kuidas sulle tundub näiteks, et kas rohkem raskust läheb läbi parema või vasaku. Ja sa isegi ei pea otseselt midagi tegema või muutma, sest see on ka hästi huvitav koht, et me tahame minna kohe muutma. Et püsi korra selles, et ma lihtsalt vaatlen ja on nagu on, et ma ei lähe kohe muutma. Nüüd väike küsimus, et kas enne, kui ma ütlesin sulle, et vii tähelepanu istmikuluudele, olid sa teadlik oma istmikuluudest või mitte? Ei. Ja nüüd see ongi see, mis Aleksandri tehnika toob nii-öelda tähelepanusse. Ehk siis kuidas igapäevaelu tegevustes vahet pole, mis on. Me oleme ju igal pool sama, et siis jääda oma kehaga kontakti. Ma arvan, et see on tegelikult täpselt sama idee, mis on ka human designis, eks ole, et siin me räägime Aleksandri tehnika puhul võib-olla, et sul on need luud, eks ole, on sul kogu aeg sees olemas, su lihased on kogu aeg olemas ja human designis ka, et su disain, su see värviline osa on kogu aeg olemas. Küsimus on lihtsalt selles, et kas sa teadvustada saad sellest kontaktist aru, eks ole, et võtame kas või selle otsustamise, eks ole, et sa kuulad oma kõhutunnet, et sa korraks teadvustad seda, et mul on mingi kõhutunne, mul on mu keha, mis tahab ettepoole liikuda, see on see jah, või on mu keha, mis tahab tahapoole liikuda ja see on see ei, eks ole, et tegelikult ma arvan, see on see kõige suurem ühisosa, et meis on juba kõik olemas, lihtsalt mõlemad need erinevad tehnikad, ütleme, et siis meetodid aitavad tuua meil selle tähelepanu ja teadlikkuse, et mis meil kehas olemas on. Väga äge. Ma tunnen ennast kohe teistmoodi. Kas me võime paar kihti juurde panna? Jah.
siis sa võid korra mõelda oma vaagna näiteks kaldele ka, et kui sul on rohkem niisugune saba jalge vahel või on sul neutraalne vaagnakalla või on sul niisugune pardi või barbipepu veits. Võid korra uurida. Ja just võib-olla mõelda selle pilguga, et ei ole ühte õiget ja valet, vaid on variandid ja variatsioonid ja lihtsalt küsimus, et mis on võib-olla sinu harjumus. Näiteks, et kui sa mõtled, et sa töötad arvutis, eks ole, kas sa pigem tahaks minna siia või pigem siia või siis käib niimoodi kordamööda. Et sa leiad sellise nagu mõnusa neutraalse vaagna kalde või natuke tuua vaagna põhjal jahtse pehmust, kui sa tunned, et näiteks kõht hoiab, et siis lood natukene sinna, lubad tal pehmeneda. Ja sulle jah, siia oleks vaja pehmet asja. Nüüd, kui sa tood tähelepanu korraks oma hingamisele, siis jälle ära midagi muuda. Kõigepealt juhtime tähelepanu, et ära midagi muuda. Ja et lihtsalt korra märka, et kas sa hingasid või hoidsid hinge kinni või siis, et kui hakkasid hingamist muutma, et kas oli kohe, et peaks nagu hästi sügavalt hingama, et justkui see on nagu see õige või kuidagi. Ja lased tal lihtsalt olla korraks ja kui me lubame tegelikult süsteemil olla, siis ta hakkab ise ennast korrapärastama, mis mulle tundub on täpselt ka human designi point. Nüüd jälgi korra ruumi, kus sa oled. Me kutsume seda orienteerumiseks, orientating. Või sa võid korra märgata ka seda nii-öelda kvaliteeti, et kuidas sa näed ruumi, et kas pigem on selline, et otsiks nagu mingit ohtu, süke nagu veits nagu tennise matši vaataks pilk on, et käib. Või on pigem selline, et ütleme, mis see eesti keeles on siis uudishimulik, kulgev pilk, et vau, et sükene, linnud on seal taga. Ja natukene lihtsalt märgata, et kus sinu keha asub suhtes näiteks üksteisega siin, kui palju ruumi on meie vahel. Kui palju ruumi on selja taga, kui palju ruumi on meiega nii-öelda kõhu ja kaamera vahel. Ja jälle need on mingid väga lihtsad asjad, aga enne kui me sellele teadlikkust ei too, siis tegelikult me jälle ei rakenda seda potentsiaali. Et see on niisugune hästi lihtne ka närvisüsteemi regulatsiooni ABC. Seda võtab kokku niisugune lühend nagu BBC. Ehk siis see on siis inglise keelest, ehk siis breathing, balancing ja seeing. Ehk siis kas ma hingan, kas ma tasakaalustan, kas ma näen, et see BBC-ga saab nagu lihtsalt meelde jätta selle endale ja absoluutselt igas tegevuses tegelikult võid seda kasutada. Ma tunnen küll kohe vahet, et see on midagi sellist, mida tõenäoliselt meie saame ka ise enne, kui me hakkame järgmine kord disainiminuteid tegema. Ma tunnen täiesti teist seisundit. Ja ma arvan, et see tõesti see nagu sa ütlesid, see teadlikkuse toomine, see käibki human designi osas ja siin ka ma tunnen ka, et see teadlikkuse toomine, see muudabki, et sa ei pea isegi midagi ma ei teinud ju midagi enneolematut, aga see teadlikkus väga-väga inspireeriv ja võib-olla siinkohal ongi hea öelda, et kui sa kodus kaasa tegid või ei teinud, siis pane pausile, keri tagasi, proovi, et see on kasuks. Ja kui tahaksid võib-olla rohkem ka Hanna-Liisi siis teadmisi saada, samamoodi ka võib-olla sinu juurde tulla kursusele, et siis me paneme siia rohkem informatsiooni ka, aga kas on midagi, mida sa võib-olla tahaksid, kuhu sa tahaksid kohe inimesi kutsuda? Jaa, meil on nüüd oktoobris, 17. oktoober alustamas 6-nädalane kursus naistele, mille nimi on siis ellujäämisest elususeni ja see kursuse nimi ka niimoodi lihtsalt tuli pauhti kuskilt. Ja see siis jällegi läbi enda kannatuse. aga nii-öelda suuremaks hüvanguks. Just seal on meilgi siis samamoodi see rõhk, et suurendada seda kohalolu ja kehateadlikkust ja just seda närvisüsteemi regulatsiooni kontekstis ja naiste kursus ja ma ei tee seda üksi, et ma teen seda koos 2 psühholoogi Hele Alustega, kes on ka Aleksandri tehnikaõpetaja ja Marii Haagiga, et seal me toome oma nii-öelda kogemused ja teadmised kokku, et ma ei tea,
kas minu disain ütleb ka midagi koostööde tegemise kohta? seal peab vaatama, kindlasti ütleb väga palju, seal peabki vaatama nii-öelda kahe koosmõjul. Okay. Jah, et kuidas te teineteist täiendate ja mõjutate ja täiendate, et sul on päris palju nii-öelda valgeid keskuseid, nii et sa kindlasti oled sealt poolt mõjutatud. Ja see 4 ka ikkagi, kuna ta on see inimeste inimene, siis talle meeldib teha asju koos teiste inimestega ja just see nagu kokku tuua ka erinevaid oma ala spetsialiste näiteks või ühendada, et see on hästi tugevalt see sinu profiilis ka tegelikult sees. Ja mulle meenus just paar päeva tagasi see, et kui ma Aleksandri tehnikat õppima läksin, ma olin selle täitsa ära unustanud vahepeal, siis mul oli selline, kuskil on isegi kirjutatud, et mul on selline unistus, et ma saaksin tuua kokku erinevate erialade nagu spetsialistid. Siis ma tohutult naudin selliseid vestlusi, kus ma käin kuskil kohvitamas, ma ei tea, minu ideaalkeskkond, ma arvan, et on kohvik, ma ei tea, kas see on niimoodi. Market. Turud ehk siis see ongi see, et kus tulevad erinevad inimesed sihipäraselt kokku pakkuma, vahetama teenuseid, tooteid, nii et see on täpselt minu ideaalkeskkond on nii inspireeriv. Just, et ja ongi see, et igaüks tuleb sinna nagu justkui oma sihipärasega ja läheb, võtab ja valib sealt, mida talle just täpselt nii-öelda nagu sobib, et see ka jällegi human design seletab väga hästi, miks see sulle sobib. Ja miks on see, mida sa tahad ja ootad, eks ole? Jaa, et just nagu täna meil siin, eks ole, et me võime siin tegelikult tunde veel leida neid ühisosasid, et see on minu jaoks nagu põnev. Jaa, ma arvan, et me nõustume, kui me turud ei ole, siis see on olnud nii põnev sinuga rääkida. Sa tõid enne saiakesi, nii et minul on köögileid on väga okei, mina olen rahul juba enne. Nii et jaa, aga ma arvan, et ongi aeg otsad kokku tõmmata, et vaata sinna kirjeldusse, seal on infot Hanna-Liisi kohta, samamoodi kui hakkas huvitama, et kuidas siis iseennast niimoodi analüüsida, me Kaiga teeme individuaalseid lugemisi, nii et oled väga oodatud sinna ka. Ja, aitäh sulle, aitäh! Aitäh! Aitäh teile! Tšau! Tšau!